Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. Hello, taas jälle oled siin, mina olen ka siin, koos teeme jälle ägeda episoodi. Mul on ülimalt hea meel, et jälle tuled kuulama siin tarkust, et ma küll ei tea, palju neid inimesi alati vaatab neid episoode, sest ma ütlen ausalt, ma ei viitsi nendele numbritele nii-öelda otsa vaadata, et ma lihtsalt kütan siin nagu nii palju, kui ma jõuan ja küll ma kunagi nendele numbritele ka otsa vaatan. Aga pigem ongi minu jaoks see oluline, et päriselt väärtuslikku sisu siin toota ja proovin siin selle podcastiga teha. Ja täna tuleb jällegi, ma arvan, et ütleme nii, et täna on tõesti siuke episood, kus ma pean enda märkmed nagu ette võtma, sest meil saab olema väga selline nagu, mitte nagu nii süvitsi ja nii detailne, aga selles mõttes ikkagi natuke võib-olla teaduslikum podcast episood kui niisama nagu jutu ajamine. Ja kuna ma ise pidin ka päris palju nagu researchi tegema sellel teemal, et olla päriselt kindel, et need väited, mis ma siin ütlen, et need on päriselt tõesed, sest minu jaoks on hästi oluline see, et kuna sotsmeedias vaata sa ju kuuled ja näed nagu igaüks arvab seal igast asju ja ütleme nii, et ka teaduses tegelikult igaüks arvab igasugu asju ja mina usun tohutult sellesse, et ei ole õiget ega valet, onju. Et see nii-öelda tõde ongi kuskil seal keskel, et isegi kui mingi teadusartikkel ütleb, et jaa, nii on ja see on see tõde, siis ma ikkagi nagu sean selle alati nagu kahtluse alla, sest inimesed on nii erinevad, et eriti kui me räägime sellistel nagu tervise teemadel ja asjadel, et ma arvan, et alati on see nii-öelda enda keha tunnetamine hästi-hästi oluline nagu. Nii et jah, et tuleb väga põnev episood, ma arvan, ja avaldan siis, tegelikult ma arvan, et enamus juba teavad, mis teemal me räägime, aga täna siis räägime siirutoodetest, valgupulbritest, kõik need toredad keemilised, sünteetilised nii-öelda ained, ütleme nii, et mida siis fitness-maailmas hästi palju nagu promotakse. Kuigi ma pean ütlema tegelikult ausalt öeldes Eestis minu arust on see pigem nagu vähem, et ma ei tea, kas eestlased on siuksed nagu väga looduslähedased, et pigem ei taheta nagu nii palju neid valgupulbreid ja asju nagu kasutada, võrreldes kui ma näiteks olen Saksamaal, mis ütleme nii, et seal see valgupulbrite valik ja nii-öelda suhkruasendajate valik ja see toodete nii-öelda valik on isegi nagu tavapoodides väga-väga nagu rets, et Eestis sa pead ikkagi enamasti, sa saad midagi tavapoodides ka kätte, aga enamasti sa ikkagi pead nagu tellima, eks ju. Vot, ja ehk siis täna me räägimegi sellest, et mis need suhkruasendajad on, mis need siirujoogid, tooted on, kas valgupulber on hea või halb või millal kasutada, millal mitte kasutada. Ja selle auks ma just enne mõtlesin, naersin siin, et ma küll sõin oma nii-öelda toidukorra ära, aga igaks juhuks ma võtsin siis ka oma kokasiiru siia kõrvale, et kui vahepeal kõht läheb tühjaks või siis siuke väsimus tuleb peale, siis ma võtan siit ühe lonksu. Selle episoodi auks muidugi tulen ka oma siirujoogiga. Aga hüppame teemasse ja enne kui me seda veel teeme, siis sa tead küll, mis ma nüüd hakkan ütlema jälle, et kui sa tunned, et see episood on kuidagi olnud sulle kasulik või selles mõttes sa oled siit mingit väärtust saanud, siis ole hea, toeta mind. Nagu päriselt ka see on nagu nii äge, et ma tunnen, et ma olen täiega loonud sellise nii-öelda väikse kogukonna juba, et jah, mina olen küll seal nii-öelda eesotsas, eks ju, aga see, mida te mulle nagu kirjutate ja see, kuidas ma nagu saan teile nagu väärtust pakkuda, see on nagu üli äge ja ma tunnen, et nagu ma olen tegelikult juba päris palju inimesi aidanud ja kui sina nüüd aitad minu sõnumit viia kaugemale, siis tegelikult tänu sinule võib-olla ka saab keegi targemaks või tal muutub midagi elus.
ehk siis mina olen võib-olla see nii-öelda peamine sõnumikandja, aga sina võid täpselt samamoodi seda sõnumit edasi kanda. Nii et kui sulle meeldis, siis jaga seda episoodi ja saame koos targemaks. Vot, aga räägime siis nendest magusainetest ja proteiinipulbritest ja asjadest. Ma lihtsalt igaks juhuks siin jällegi mainin ka, et ma ei ole mingi arst, kuigi arstid on ka, nagu on, kes usub arste, kes ei usu arste, aga ühesõnaga, et see on lihtsalt nagu peamiselt see, mida mina olen leidnud erinevates teadusartiklites. Ütlen ausalt, kõiki 100% ei ole nagu läbi lugenud, aga ja natuke panen enda nagu mõtteid ja arvamuse ka juurde või enda hinnangu, sest palju, nagu mina ei poolda väga neid ekstreemsusi, kes mind rohkem jälgib, teab, et ma nagu proovin alati nagu näha mõlemaid pooli, et mina ei arva, et peaks nüüd ainult valgupulbrist toituma ja ainult siirujooke jooma ja ainult need siiru energiajooke ja energiajoogid ka, aga samas ma ei arva ka seda, et need on nagu ülihalvad. Need võivad olla kasulikud. Et ma ei arva seda, et need on mingi full mürk ja rikuvad kogu su keha ära. Et ma ei ole nagu kumbki nagu äärmus, ütleme niimoodi. Ja ma natuke selgitan ära ka, et mis mu need mõtted on, miks ma ei ole kumbki äärmus ja siis sa võid selle põhjal ise endal nagu arvamuse tekitada. Võid mulle ka nagu hiljem võib-olla märku anda, et mis sa siit õppisid, et kas sul endal see nagu arvamus nagu muutus või mis sa nagu enne arvasid, mis sa nüüd arvad ja et hästi nagu põnev on nagu seda vestlust teha. Et ma küll teen siin monoloogi, aga tegelikult ma tahaks sinu mõtteid ka kuulata, et mida sina arvad, mida sinu keha on nagu tunnetanud, Vot. Ma juba näen, et ma pean seda jooki ka väga palju jooma. Väga hea, mul on see suur pudel siin kõrval. Ühesõnaga, lähme teemasse. Alustame, ma proovisin seda nagu struktureerida selliselt, et me saame nagu samm-sammu haaval liikuda. Et me alustame sellest, et mis asja need magusainet üldse on. Siis mis on need sellised ohud või mis nagu võib-olla meedias on nagu rohkem läbi käinud. Jällegi, ma ei räägi siin Eesti meedias, see on üldse, ma ei tea, elab kuskil kivi all, aga üldiselt, mida nagu öeldakse, siis head halbad selle kohta. Ja siis räägime ka nendest valgupulbritest, kaalulangusest ka natuke räägime. Ja siis ma räägin natuke enda mõtteid seal lõpus ka. Vot, aga kas sa oled valmis? Mina olen valmis. Alustame siis. Ühesõnaga, räägime siis magusainetest. Ja ma arvestasin siin magusainet alla ka suhkru. See on see nii-öelda peamine ja kõige tuntum magusaine tegelikult. Ta ei ole suhkru asendaja, sest ta on ise suhkur, aga räägime siis, miks see suhkur on nii-öelda halb siis, Et põhimõtteliselt suhkur nii-öelda kaloraaži mõttes, tal on 4 kalorit grammi kohta. Ehk siis otseselt ta ei ole nagu kaloraaži mõttes nagu üldse nagu nii hull. Alkohol on näiteks 1 grammi kohta kaloraaži on rohkem, aga mida ta siis teeb, on see, et ta tõstab veresuhkurt ja läbi selle insuliin tõuseb. Ehk siis, kui sul on tarbid liiga palju suhkurt, siis sul tekib ülekaal ja mis nii-öelda kõige hullem ongi see insuliini resistentsus, mitte resistentsus. Ehk siis ja sealt tekib ka suurem nagu maksaras. Ehk siis selles mõttes ma siin nagu pikalt ei peatu, sest ma arvan, et see on suht nagu siuke nagu levinud, et okei, et suhkur ei ole võib-olla kõige parem, et prooviks nagu vältida neid suure suhkrusisaldusega tooteid, et see on nagu selles mõttes päris pikalt juba olnud ühiskonnas aktsepteeritud väide, ütleme siis niimoodi. Aga
räägime siis nii-öelda nendest suhkruasendajatest. Siin on põhimõtteliselt kaks liiki, et on sellised nii-öelda intensiivsemad magusained, nagu näiteks aspartaam, sukraloos, ma räägin need keerulised toredad sõnad, atselsulfaam ja stevioglükosiidid. Näiteks aspartaam on enamasti siirujookides kasutatakse aspartaami ja aspartaami kohta on tegelikult väga palju ka nagu negatiivseid asju tulnud. Kohe varsti jõuame selle juurde ka. Aga mis siis põhimõtteliselt selle grupi nagu tunnused nii-öelda on see, et need on tegelikult kordades magusamad kui suhkur, aga nad on põhimõtteliselt kalorivabad. Ehk siis täpselt samamoodi, kui mul siin see siirujook on, ma vaatan siin 250 milliliitrit on 1 kalor, aga magus ta on ikkagi, ehk siis ta annab ikkagi siin selle nagu magusa maitse. Ma võingi vaadata, et minu arust siin on ka aspartaam sees. Mis siin? Magusainetega, jah, see on siin kirjas. Toiduvärv ja magusained. Siin on magusained, on naatriumtsüklamaat, atselsulfaam ja aspartaam. Täpselt seesama grupp, mida ma praegu mainisin, ja põhimõtteliselt see on enamus nagu siirujookides. Ja siis kolmas grupp on siis suhkrualkoholid ehk siis hästi populaarne erytritool ja siis on üks ka veel, mis on nagu vähem populaarne, on ksülitool. Need on selles mõttes natuke teistsugusemad, sest need nagu meenutavad suhkurt, aga nad annavad võrreldes siis selle nii-öelda aspartaami ja sukraloosiga näiteks, et need annavad natukene rohkem kaloreid. Natukene räägime siin. Ehk siis nagu ka mitte nagu täiesti hullult. Ja mis nendega on see, et nad võivad tekitada seedekaebusi. Ehk siis siin ongi tegelikult esimene punkt, et kui me räägime sellest, et mingi suhkruasendajad on nagu halvad, et ei tohiks nagu tooteid kasutada, ala ongi mingid siirujoogid, siis tegelikult hästi oluline on siinkohal see, et okei, aga millisest suhkruasendajast me üldse räägime. Sest jällegi nagu iga suhkruasendaja ju mõjub nagu kehale erinevalt. Aga enne kui me räägime sellest, et mis need nii-öelda võimalikud ohud siis nii-öelda on nendel suhkruasendajatel, ma tahaksin siinkohal tegelikult rõhutada, et kust need nagu üldse nagu tulnud on, eks ju, need suhkruasendajad, ja miks need nagu selles mõttes võivad olla nagu kasulikud. Et lihtsalt point nagu minu ma hästi pikalt olin ka pigem nagu nende vastu, sest ma nagu what's the point, neid ei ole vaja, aga asi oli selles, et ma tundsin, et minul ei ole vaja, sest minul on nagu ka enne, kui ma tegelikult siin fitnessiga ja kõige sellega alustasin, mul oli ikkagi suht tasakaalukas nagu toitumine, eks ikka vahepeal mingid magusad asja nagu sõin, aga ma ei ole mitte kunagi elus olnud ülekaalus. Ja ma arvan, et siin on see hästi oluline punkt. Et kui me räägime nüüd sellest, et okei, et keegi joobki ainult, ma ei tea, vett ei joo, ja joobki ainult seda siirukokat iga päev mingi, ma ei tea, 1,5 liitrit, või siis inimene joob, ma ei tea, kord nädalas, samamoodi nagu paljud joovad alkoholi, ma ei tea, kord nädalas, siis nagu, kui me seda nagu võrdleme, siis seal on nagu väga suur vahe, ja samamoodi, kui sa mõtled selle peale, et okei, et kui sa nüüd näiteks neid siirujooke ei jooks, aga jooksid nagu päris kokad näiteks, või siis ongi, ma ei tea, küpsiseid tehakse ka praegu nagu mingid nii-öelda siiruvariante, kõik see, ja kui sa nüüd võrdled inimest, kes näiteks sööb ainult neid nagu siiruvariante ja kõik see, ja võtad inimese kõrvale, kes sööb nii-öelda neid tavalisi toite, siis on ju nagu ilmselge see, et see, kes on nagu sööb neid tavatooteid, et ta sööb nii-öelda kaloraaži mõttes 10 korda rohkem. Ja siin on nagu see, et ja kuidas see kogu seda
keha siis nagu mõjutab, on ju, et ongi ja ka nagu see glükoosi tõus on ju ja insuliin on, ja kõik see rasva salvestumine ja kõik see on ju see, kes sööb neid nii-öelda tavatoite ja tavajooke on ju nagu nii palju suurem. Ja võrreldes siis see, kui sa sööksid neid suhkruasendajatega tooteid. Ehk siis siin ongi küsimus, et okei, et kuigi me võib-olla ei tea neid suhkruasendajate nii-öelda mehhanisme nagu võib-olla, kuna need on suhteliselt uued, on ju, me ei tea nii hästi, kuidas nad nagu siis päriselt nagu mõjuvad meie kehale. Aga kui me mõtleme selle peale, et okei, ülekaalulisus näiteks on nagu üks kõige suurem nagu riskitegur nagu surmale ja üldse nagu tervisele, on ju. Kui sa oled ülekaalus, sorry, aga su elu on päris sitt. Vabandust väljenduse eest, issand. Aga ühesõnaga, ehk siis nagu mina arvan seda, et kui see suhkruasendaja aitab sul nii-öelda sellest ülekaalust saada lahti, aga võib-olla seal on mingid peidetud nagu muud nagu riskid, mille kohta me kohe jõuame, siis minu jaoks see nagu kaalub seda üle. Ja ma arvan, et see ongi see suhkruasendajate nagu võlu, et ta võikski olla rohkem nagu inimestele, kes ongi ülekaalus. Igapäevaselt, kui mina näiteks ei oleks prepil, ma arvan, et ma ei kasutaks nii palju suhkruasendajad ja igast neid jooke ja asju, on ju. Sest ma saan oma energia nagu muud moodi kätte, on ju. Ehk siis põhimõtteliselt, mis ma öelda tahan, on see, et need magusained ei pruugi olla nagu tervislikud, aga need on nagu kahju vähendamise tööriist põhimõtteliselt. Et jah, ja siin on nagu selles mõttes hästi põnev, et jällegi, kui sa vaatad mingi uuringuid või ma ei tea, uudiseid või asju, on ju, et siis näiteks kaalulanguse puhul, et siin on hästi huvitav, on ju, et üks uuring, mis ma leidsin, oligi see, et kui suhkur asendatakse magusainega, on ju, kaal langeb, on ju. Et seal tehtigi uuring põhimõtteliselt, et oli 2 gruppi, ühel olid siis nii-öelda tavatoidud, on ju, teised olid siis nii-öelda suhkru asemel nii-öelda suhkruasendaja, on ju. Siis kaal langes. See oli loogiline, siis kalorid olid vähem nendel, kes sõid need suhkruasendajad. Aga kui tehti vaatlusuuringud, siis leiti seda, et magusa või tähendab neid magusa asendaja tarbivatel inimestel on rohkem ülekaalu. Ehk siis need, kes tarbivad magusa asendajad, need on pigem rohkem ülekaalus. Aga siin on nagu see väga suur vahe, et see ei tähenda seda, et nad on ülekaalus sellepärast, et nad tarbivad magusaineid. Vaid üldiselt ongi lihtsalt see, et ülekaalus inimesed valivad pigem magusa asendajad nagu sagedamini. Sest neil on see nii, need vajavad midagi magusat, on ju. Ehk siis siin on nagu see oluline, et kes siin nagu teaduslikum on ju, või kes on, ma ei tea, pakas ka, ma ei tea, meil oli psühholoogias küll nii palju kogu aeg seda, et nende vahel on seos, ei seleta seda põhjuslikkust. Ehk siis see, põhimõtteliselt ongi see, et need, kes on ülekaalus, need tarbivad rohkem magusaineid, need, kes on normaalkaalus, tarbivad vähem magusaineid. Mis ei tähenda aga see, et need on ülekaalus sellepärast, et nad tarbivad magusaineid. Ja normaalkaalus inimesed ei ole normaalkaalus sellepärast, et nad ei tarbi magusa asendajat, on ju. Ehk siis, et see ei ole nagu selles mõttes see, et nad sellepärast võtavad juurde. Ehk siis lõpuks ikkagi, kui sa asendad suhkurt magusa asendajatega, su kaal langeb, kui sul nii-öelda selles mõttes ülejäänud toitumine jääb samaks, on ju, kui sa teed kõike, näiteks praegu, kui sa sööd, ma ei tea, iga kohvi sisse, väga hea näide, me kõik ju põhimõtteliselt joome kohvi, on ju, praegu paned 1 teelusika suhkurt, on ju, sisse
noh, kui sa seda üks teelusikas suhkur asendad näiteks mingi suhkru asendajaga, siis automaatselt su kaloraaž on väiksem, mis tähendab seda, et automaatselt su kaal langeb, kui kõik muud asjad jäävad samaks, on ju. Et jah. Siis on nagu see üks teooria, et ka, et öeldakse üldse, et mis magusa isu, et tegelikult see, kui sul on magusa isu, et siis on nagu midagi valesti, on ju. Et seal on see teooria, et kui sa sööd midagi magusat, et siis insuliin tõuseb juba enne glükoosi, on ju, ja siis veresuhkur langeb ja sul tekib nälg, mis iseenesest kõlab väga loogiliselt. Ehk siis siin me räägime sellest magusa maitsest, vahet ei ole, kust see magus maitse siis tuleb, on ju. Aga siin on see probleem, et siin tegelikult mingid tõendid puuduvad, ehk et ei ole nagu see, et kui sa sööd midagi magusat, vahet ei ole, kas siis suhkur või suhkru asendaja, et ei teki see nagu insuliini tõus nii-öelda suhkru asendajate puhul. Kui suhkrul tekib insuliini tõus, aga suhkru asendajatel ei teki insuliini tõus, kuigi nad maitsevad magusalt. Vot, sest jällegi siin on ka see, et kui see oleks niimoodi, on ju, kui meil tekiks see insuliini tõus suhkru asendajatest, siis võtaksid inimesed jälle kaalust juurde, sest meil on jällegi see veresuhkur langeb ja meil tekib suurem nälg ja me sööme siis automaatselt rohkem. Aga seda me ei näe. Siis üks väga suur asi on ka see, et öeldakse, et kõik need siirujoogid asjad rikuvad mikrobiomi. Ja see on kusjuures minu arust Eestis ka suht siuke nagu see mikrobiomi teema on nagu mingi mega suur, või mitte mega suur, aga ikkagi on rohkem nagu läbi käinud, on ju. Ja tead, selle mikrobiomiga on selles mõttes nagu, mida rohkem sa seda nagu asja uurid, seda rohkem sa saad aru, et meie mikrobiomid ongi täiesti erinevad. Ja siin ma tõesti tunnen, ei ole õiged ega valed. Sellepärast, et ka siin on, et mõnes uuringus näitab, et need suhkruasendajad justkui muudavad mikrobiomi, on ju. Aga jällegi küsimus on selles, et kas me üldse teame, milline on tervislik mikrobioom. Kas iga nagu mikrobiomi muutus on kahjulik? Sest meil ka kõik teised toiduained muudavad ja mõjutavad meie mikrobiomi, on ju. Kiudained muudavad mikrobiomi, dieet muudab, antibiootikumid, suhkur muudab, on ju. Et selles mõttes meie mikrobiomid ongi täiesti erinevad, on ju. Kes suudab mingit, nagu kellele sobivad mingid toidud, on ju. Hästi palju on ka neid, kellele näiteks brokoli ja mis see nüüd on, brokoli ja lillkapsas näiteks ei sobi, on ju, tekitab täiega mingit puhitust ja siukseid asju. Teisele jälle nagu täiega hästi sobib ja ta nagu üldse ei saa aru, on ju. Ehk siis nagu, aga see ei tähenda seda, et ühel on nagu katkine mikrobiom ja teisel on nagu terve mikrobiom, vaid meil lihtsalt ongi mikrobiomid erinevad. Et see muutus või see nagu erinevus ei tähenda seda, et see on nagu haigus või kuidagi katki, on ju. Et siin on ka uuringud näidanud, et kui ikkagi nagu mõõdukalt neid magusaineid kasutada, et siis ei ole nagu mingit suurt midagi hullu selle mikrobiomi jaoks. Siis tuleme järgmise punkti juurde, aspartaam. Minu arust see võib-olla on Eestis ka korra vahepeal läbi käinud. Aga jällegi mujal maailmas on see natuke rohkem levinud, et öeldakse, et aspartaam tekitab vähki. Et seal on nagu see, et kuskil keegi, jälle mingi terviseorganisatsioon või midagi sellist, ma nüüd täpselt ei oska sulle öelda, aga ma arvan, et see ei olegi oluline,
on öelnud seda, et aspartam või klassifitseeris aspartami siis võimalikult kantserogeenseks ehk siis, et ta võimalikult tekitab nagu vähki, on ju. Ja siin on aga jällegi see, et see oli väga nagu madal kategooria, on ju, ja see ohutu päevane kogus jäi samaks ja see risk nii-öelda tavadoosides ei ole nagu tõendatud. Ehk siis siin on jällegi see asi nagu, kus me räägime tasakaalust, on ju, kui see nüüd, ma räägin, päevas jood selle 1,5 liitrit kokasiiru ära, on ju, siis millest me nagu räägime, on ju, et ma arvan, et see on ilmselgelt nagu ei ole väga tervislik, et siis tõesti peaks hakkama mõtlema, et midagi on nagu valesti. Aga jällegi samas ma mõtlen selle koha pealt seda, et okei, et kui ta joob nagu seda siirujooki versus ta joob nüüd seda nagu päris kokad, on ju, 1,5 liitrit, et kumb siis nagu parem on, et mõlemad on nagu halvad variandid ja mõlemad nagu ei ole väga head, eks ju. Aga jällegi, kui ma mõtlen selle peale, et okei, tavakokas on veel see kaloraaž ka mega kõrge, ehk siis sealt tal tegelikult tekib ka veel nagu ülekaalulisus, et siis ma mõtlen, et okei, et võib-olla las ta siis nagu joob seda nagu siirot, on ju, et siis vähemalt ei ole tal see kaloraaž nii kõrge, on ju, see, et seal vähki tekib nagu, ma arvan, et see on siis juba sellel hetkel ei ole nagu isegi nagu nii oluline, mõeldes selle peale, et kui ta jooks päris kokad, siis ta ilmselt niikuinii ei jõuaks selle eani, kus tal saaks vähk tekkida, sellepärast, sest nagu ta juba on nii nagu ülekaalus, et tal niikuinii pool elu nagu sureb nagu varem ära, on ju. Ehk siis siin ongi jälle see küsimus, et kui sul on nagu valida 2 halba varianti, et vali siis nagu nendest halvast variantidest nagu parem variant, on ju. Vot, siis räägime järgmisena, mis on hästi palju nagu jällegi mujal meedias nagu läbi käinud, on siis erytritooli kohta, et see, et mingid uuringud on leidnud seda, et seal on nagu kõrgem või suurem südamerisk. Aga siin on nagu selles mõttes see, et tegelikult keha toodab ise ka erytritooli ja eriti siis, kui on kõrge veresuhkur. Ehk siis siin on nagu see küsimus, et kas kõrge tase põhjustas nagu südamehaiguse või on see lihtsalt ainevahetusprobleem. Siis on näidanud laboriuuringud, et trombotsüütide aktiivsus tõusis, on ju. Ja see on jällegi nagu mehhanistlik signaal, on ju. Aga see jällegi ei ole nagu selles mõttes tõend, et mõõdukas tarbimine põhjustab mingit infarkti või midagi sihukest. Et kui me päriselt näeks mingit tugevat nagu seos seal, siis ma arvan, et sellest räägitakse nagu väga palju rohkem, on ju. Et see oleks ikkagi nagu siis väga suur teema meil, on ju. Ehk siis jällegi nagu ta on mingil määral nagu küsimärgi all, on ju. Aga seal nii keeruline neid asju nagu selles mõttes uurida, sest jällegi tulles tagasi selle punkti juurde, et kes enamasti tarbib need magusa nii-öelda asendajad, on ju enamasti inimesed, kellel on ülekaal või kes proovivad nagu leida kuidagi mingi viisi, et kuidas sellest nagu üle saada, on ju. Ehk seal tegelikult on nii palju need nagu mõjureid jällegi, on ju. Vot. Ja nii, nüüd me rääkisime nendest nagu peamistest magusainetest, et mis nad on, mis on need nii-öelda võimalikud riskid, on ju, ja selles mõttes kokkuvõtvalt ongi tegelikult see, et me ei tea, eks ju. Ja selles mõttes siin ongi nagu see, et ma arvan, et siin me ei saagi nagu niipea teada neid asju, sest tegelikult magusained ei ole üldse ju veel pikalt nagu uuritud, on ju. Kui me räägime sellest, et on mingid longituuringud, on ju, kui sa päriselt vaatad nagu pikema aja jooksul, et kuidas need mõjuvad, siis me saame hakata ütlema midagi, on ju.
aga noh, praegu ma ei tea, minu hinnangul jällegi loeb tasakaal, on ju, kui sa jood nüüd iga päev jällegi see 1,5 liitrit kokasiirut, siis võib-olla võiksid mõelda, et okei, et noh, kas päriselt on nagu mõistlik, et miks ma pean seda nii palju jooma, on ju, aga kui sa võtad korra vahepeal midagi, mingi kokasiiru või midagi siukest, noh, ma arvan, et kui sa võrdled seda sellega, et võtaksid alkoholi näiteks, no sorry, et noh, millest me räägime, et millega sa nagu võrdled seda, on ju. Et see on see küsimus, et mina küll pigem selle asemel võtta alkoholi, ma võtan oma kokasiiru ja ma olen mega happy ja nagu selles mõttes ja noh, minul näiteks ka ma ei tunne mingit maitset kokasiirul ja tavalisel kokal nagu ja siis ma olengi, et okei, aga miks ma peaks nagu tavalist kokat võtma, kui seal on nagu rohkem kaloreid, kui ma saan sama hästi oma nagu, ma ei tea, isu täidetud ka kokasiiruga, aga seal on vähem kaloreid, on ju. Noh, sest sorry nagu, mida ma joon lihtsalt endale kaloreid sisse, sest selle tagajärg on ju jällegi kaloraaž on kõrgem. Noh, okei, mul seda kaaluprobleemi ei ole, ma tean, et ma niikuinii, noh, ma võiks juua seda nagu koka täis tavalist kokat, on ju. Et kui ma nüüd just ei oleks võistluse ettevalmistusel, noh, ma olen kogu aeg muidu joonud neid nagu päris tooteid, on ju, aga praegu ma küll mõtlen, noh, nagu miks ma peaks. Et selles mõttes jah. Ja noh, kuna me siin räägime juba nendest nii-öelda fitness toodetest ja asjadest, siis ma tahtsin siin korra puudutada ka seda valgupulbri teemat. Et valgupulbris ka enamasti on suhkru asendaja, et kas siis aspartam või sukraloos. Ja siin on nagu selles mõttes see point, et jällegi me räägime nagu sellest, et millega me nagu võrdleme neid asju. Et mina arvan seda, et sa saad oma valgukoguse ka tavatoidust kätte. Ja väga hästi saad selle kätte, noh, selles mõttes nagu sul ei ole vaja mingit valgujooke ja valgupulbrit ja asju nagu. Et selles mõttes nagu jah, saab ka ilma. Aga siin on jällegi see aga, on ju. Kui me räägime sellest, et noh, jällegi näiteks mina praegu tarbin valgupulbrit ja tänu sellele ma olengi aru saanud, et okei, et tegelikult võib-olla seal on ikkagi nagu hea mõju, jällegi samamoodi nendest nii-öelda teistest magusa asendajatest või suhkru asendajatest, sest minul praegu, kuigi ma olen väga suures defitsiidis, eks ju, võistluse ettevalmistuse pärast, siis mul ei ole absoluutselt magusa isu. No tõesti, täiesti null nagu, noh, et nagu mul ei ole nagu see, et tahaks, ma ei tea, mingit kommi või käisin just siin küüntes ka ja siis ma vaatasin, seal laua peal olid kommid, siis ma nagu, et ma isegi ei taha. Nagu, noh, mul on jumala savi. Ja muide seda kokasiirut ma ei joo sellepärast, et mul on magusa isu. Ma joon seda sellepärast, et see täidab mul kõhtu ära ja nagu mul tekib täiskõhutunne ja ma ei ole nagu näljane. Et see on see häkk, ütleme niimoodi. Aga mis ma nende valgupulbrite koha pealt tahtsin nagu öelda, ongi see, et mina praegu tarbin neid. Kokku on 50 grammi päevas, et mul on hommikusöögis ja siis enne trenni toitu on mul valgupulber. Ja mina olen aru saanud, et ma arvan, et see on üks põhjus, miks mul ei ole magusa isu. Sellepärast, sest ma saan oma magusa laksu sealt juba kätte. Saate aru, kuidas ma nagu armastan oma toite. Lihtsalt nagu see, et ma söön 3 päeva või 3 korda päevas magusat toitu. Ja mul ei ole nagu absoluutselt mitte mingid isud. Ja isegi ka kõik mu soolased toidud, ma nii fännan neid toite. Ja ma ise nagu, noh, kindlasti saaks ka teha niimoodi, et ma saaks oma valgu nagu kätte nii-öelda tavatoitudest, eks ju, aga ma arvan, et mul tekiksid siis võib-olla mingid isud. Ja noh, siin ongi jälle see, et okei, kui see nagu, kui sa kasutad seda nagu tööriistana enda jaoks, et sul oleks nagu, ma ei tea, täisväärtuslikum elu, tervislikum elu,
et sa nagu tunned, et okei, et sul ei teki, ma ei tea, mingi hullud šokolaadiisud või mingid siuksed asjad, siis miks mitte kasutada nagu tänapäeva nagu edasiarenguid selles mõttes, et selles mõttes ja samamoodi, et kui mõni inimene näiteks ongi väiksema isuga või whatever, kiire eluviis, ei jõua näiteks toitu ette valmistada, siis vahepeal on lihtsam võtta see valgujook, siis võta see, sest jällegi, kui sul on valida seda, et kas sa võtad mingi valgujoogi, või siis sa oled täiesti söömata või siis sööd lihtsalt endale mingit paska sisse. Jällegi, võta siis see valgujook, et tegelikult ongi nagu selles asi, et see valgupulbris ise ei ole tegelikult probleem. Sest mis see valgupulber on? Ta on kas kontsentreeritud toiduvalk, kas siis piimast või taimedest. Et see ei ole nagu selles mõttes mingi whatever, ta on nagu selles mõttes sünteetiline, aga ta on töödeldud, aga see pulbris ise ei ole nagu selles mõttes see nagu põhiprobleem, et jah, on inimesi, jällegi tuleme selle mikrobiomi kohta juurde tagasi, et on inimesi, kes ei talu neid valgujooke, aga siin tasub jällegi katsetada ka seda, et okei, et üks on valgujook laktoosiga, et võib-olla sul on ikkagi mingi laktoositolerantsus, et proovi siis taimset valgujooki, neid on ju ka, neid pulbrid on ju nii palju nagu tehakse tänapäeval. Et selles mõttes nagu jah, et siin ma usun nagu seda, et tuleb jällegi seda keha kuulata, et jällegi mina ei ütle, et üks on õige või vale, mina olen mõlemat pidi elanud, ütleme siis niimoodi, et täiesti ilma valgupulbrita ja praegu siis valgupulbritega ja ma ütlen niimoodi, et minu elu kõlab nii naljakalt. Minu elu valgupulbritega on parem, sest ma lihtsalt saan oma nagu magusaid toite kätte ja mulle nii meeldivad need magusad toidud ja ma saan sealt tohutult suurt naudingut ja jällegi minu jaoks elu on nautimiseks. Elu ei ole sellepärast, elu ei tohiks olla raske. Kui on mingid viisid, kuidas enda elu teha lihtsamaks, siis go for it. Kui see valgupulber või üldse magusaine, kui see tekitab sinu kehas mingid nagu ärritust, kõhu lahtisisust, whatever, siis ära tarbi neid asju, Ehk siis siin ongi nagu jällegi see, et meie kehad on ju nii erinevad. See, mis ühele toimub, ei pruugi teisele toimuda, Ja mõnele, kui sa nüüd ainult toitud valgupulbrites ja nagu iga toidukorraga on see valgupulber, siis on ka jällegi see, et okei, aga miks see niimoodi on, Et siis võib-olla jällegi mõtlen, et see võib-olla ei ole mõistlik, sest ikkagi tahaks kehale nagu päris toitu ka natuke anda vahepeal, Et siin on jällegi see nagu tasakaal, Et me räägime sellest, et tahaksime nagu võimalikult tasakaalus olla, Vot, vaata, mis mul siin veel head märkmed on. Ehk siis, mis ma nagu, üks asi veel, mis ma endale kirja panin, kuna mul on ka, ma tean, et mul on ka kuulajad, kes on a la 40, 50, 60 pluss, Seal me räägime jällegi sellest, et paratamatult see isu langeb, tihtipeale vanaduses. Ma ei taha, et ei ole vanad. Isegi kui sa 60 pluss, sa ei ole vana, usu mind, nagu sul on terve elu veel ees, nagu ühesõnaga, mina juba ootan, kui ma olen 60, ma olen niuke äge vanaema lihtsalt. Aga ühesõnaga, et sealt paratamatult mingid isud nagu langevad, aga samas nagu see, et sa sööksid piisavalt palju valku on nagu mega oluline, Ehk siis, kui see jällegi aitab sul seda nagu valgukogust, mida sa igapäevaselt peaksid tarbima, aitab sul seda nagu kätte saada, siis go for it nagu. Et ta ei ole jällegi nagu selles mõttes nagu kahjulik. Või ei ole nagu mingid uuringud selle kohta, et valgupulber on nüüd ülihalb nagu või midagi siukest.
et siin ongi nagu see, vaata, et sa pead iseenda jaoks nagu otsustama või noh, isegi ei pea, ole lihtsalt, vaata, mis ma räägin, see nagu õpi iseenda keha tundma. Õpi seda tundma, et mis mõjub sulle hästi. Sest mina näiteks ka ei teadnud, et ma tegelikult hullult fännan magusat, nagu päriselt ka. Kui mul uus treener tuli, siis ta küsis, et kas sa pigem soolase inimene või magusa inimene. Mõtlesin, mul jumala savi, toit on toit, nagu ma söön seda, mida peab sööma. Siis ta pani mul neid magusaid toite ja saad aru, ma nii kaifin seda. Ja nagu, ma ei tea, kas see on lihtsalt selle prepi pärast, et ma lihtsalt nagu saan sealt oma mingi mõnutunde kätte. Aga nagu, toit ongi nautimiseks ja mina ei usu ekstreemsustesse. Mina ei usu seda, et ei tohiks üldse neid fit tooteid ja asju nagu tarbida. Kui see aitab sind, kui see meeldib sulle, go for it. Kui sa seda nüüd, ma ei tea, iga toiduga tarbid jällegi, siis jällegi vaata, siis on jällegi see küsimus, et okei, et kus sul see magusa isu tuleb, on ju. Et kas sul siis ülejäänud toitumine ei ole nagu balanssis, on ju, et kas sul on mingi toitaine puudus, on ju, et siin tulebki jällegi see iseenda nagu analüüsimine, et hinda ise ära, et kas see on normaalne, see, kui palju sa nagu tarbid või see ei ole normaalne. See, kui sa näiteks pead päevas 2-3 energiajooki tarbima, sorry, mina ei arva, et see on normaalne. Mina näiteks usun sellesse, et energiajooke ei ole tegelikult vaja tarbida. Samamoodi ka kohvi ei ole vaja tegelikult tarbida, kui sul on uni ja toitumine paigas, sest sa saad tegelikult piisavalt energiat unest ja toitumisest. Kui sa tunned, et sa pead neid asju sööma või jooma jah, kohvi ja energiajooke endiselt juuakse, et siis vaata, kas need teised asjad on sul nagu korras. Ja näiteks mina ju ka ei tarbi tegelikult väga energiajooke, lihtsalt prepi ajal ma tarbin, sellepärast, sest no shit, et mul pole energiat, nagu ma ei tea, mis kaloridefitsiit, ma ei taha isegi teada, on ju. Ja see lihtsalt paratamatult annab mulle vahepeal selle energialaksu, mida mul on vaja selleks, et nagu enda päevaseid asju teha. Aga jällegi ma ei joo neid ka igapäevaselt, sest vaata mingi hetk keha harjub ära ka. Samamoodi kohviga, mingi hetk sul keha harjub ära selle kohviga ja siis sul on vaja 1 kohvi asemel 5 kohvi, sest nagu sa ei saa oma selle energialaksu enam kätte. Vot. Ja samamoodi kõikide nende suhkruasendajate, valgupulbritega ja kõige sellega, on ju, et vaata lihtsalt üle, et kas see, kui palju sa tarbid, kas see on normaalne, kui sa tunned, et see ei ole normaalne ja normaalne on täiesti subjektiivne. Ma ei ütle sulle seda, mis on normaalne või mitte. Et selles mõttes, et kui sa tunned, et see on nagu veits too much, siis vaata üle, et okei, et mis seda põhjustab, et kas näiteks ongi uni on paigast, kas sa muidu sööd nagu normaalselt, kõik need asjad, kui need on paigas ja ikkagi tunned, et on nagu liiga palju kuidagi tarbid, siis proovi lihtsalt samm-sammu haaval nagu vähemaks võtta ja vaata, kuidas sa siis ennast tunned. Kas sul jääb midagi puudu, võib-olla on see ka lihtsalt harjumus sul, vaata. Et me oleme ju nagu inimestena hästi nagu harjumuste ohvrid, ütleme niimoodi. Et selles mõttes vahepeal ongi lihtsalt harjumus see, et sa oledki lihtsalt harjunud sellega, et sa kogu aeg paned, ma ei tea, valgupulbri sinna pudru sisse. Et ühesõnaga jah, nagu ma alguses ütlesin, ei ole õiged ega valet, enda keha tunnetamine, kas magusa või suhkru asendajad ja valgupulbrid võivad kaalulangusele aidata. Väga, sellesse ma tõesti usun, et ma arvan, et see on ikkagi väga hea edasiareng meie nagu toidutööstuses, sest jällegi, kui me räägime ülekaalulisusest, siis see on, ma tahaks jälle ropendada, aga ma proovin ennast tagasi hoida. Aga see on kuradima ebatervislik su jaoks. Nagu see ülekaalulisus on üks nagu number 1 surmapõhjustest põhimõtteliselt. Ehk siis, kui need tooted aitavad meil siin maailmas seda ülekaalulisust nagu madalamale tuua, siis nagu it's freaking worth it. Nagu siis ma nagu täiega pooldan seda ja kui see aitab sind kaalu langetada,
siis keskendu sellele, et langetad kaalu. Nii, kui sa oled normaalkaalus, siis sa saad ju ikkagi veel vaadata, et okei, et kuidas siis nii-öelda, ma ei tea, kui sa tunned, et sa pead nüüd ainult suhkruasendajad sööma, et okei, et langeta see kaal ära, ja siis vaata, et kuidas sa nendest suhkruasendajatest ka saad lahti, või nendest siirujookidest ja asjadest. Sellepärast, et nagu pigem söö neid, joo neid, kui see, et sa oled nagu ülekaalus. See on vähemalt minu arvamus. Sest nagu ülekaalus, tõesti, ma ei ole kunagi olnud, aga ma lihtsalt nagu näen neid inimesi enda ümber ja ma olen nagu, sa ei jaksa isegi nagu treppidest üles minna, sest sul lihtsalt on kopsud täis juba. Su pulss läheb mingi täiesti lakke, sa ei saa oma lapsi tõsta, sest sul lihtsalt ei ole seda jaksu. Sa ei saa, ma ei tea, bussi peale astuda, nagu, ma lihtsalt praegu nagu kuidagi, mul kõik need nagu hetked, kus ma olen näinud ülekaalus inimesi, mul tulevad need kõik meelde ja mul on lihtsalt nii kahju ja kurb seda vaadata, sest ma tunnen, et see nagu eluväärtus nagu langeb nii palju ja jällegi, kui see suhkruasendaja aitab sul seda nagu paremaks teha, go for it. Näiteks mulle, jällegi teate küll, et ma neid saksa tooteid seal fännan, ja üks toode on siis siuke nii-öelda siirup põhimõtteliselt, mida saab vee sisse panna, millel on ka nagu väga vähe kaloreid, aga ta annab veele nagu maitse, tal on ka mingi samamoodi 1 kalor, midagi siukest põhimõtteliselt. Et hästi väike, ja mu ema, või üldiselt meil peres on see vee joomisega täiega probleeme, sest mind ka lapsena ei ole õpetatud, et tuleks vett juua. Et ilmselt see on vanematelt tulnud, ja siis ma tõin selle emale, ütlesin nii, palun, see teeb sul selle vee natuke maitsvamaks. Palun pane seda oma vee sisse ja siis hakkad rohkem vett jooma, sest vee joomine on väga-väga oluline. Ja üllatus, ta ütles, kuule, üliäge maitse, hakkasingi rohkem vett jooma, näen, kuidas see purgike väike muudkui läheb tühjemaks, ja jällegi, muidugi puhta vee joomine ilmselgelt oleks parem, aga kui see siirup, millel on nagu vähe kalorid, aitab sul juua rohkem vett, siis go for it. Nagu jällegi, miks me peame ennast nagu piirama, sellepärast, et keegi Peeter ütleb, et võib-olla see ei ole nagu hea su kehale. Kui see nagu aitab sind, kui sa kasutad seda vahendina, tööriistana, et jõuda mingile nagu tervislikumale eesmärgile, siis nagu, ma ei tea, mina ei näe põhjust, miks mitte kasutada. Ühesõnaga, ma tegin siia lõppu nagu täiesti mingi free flow jutu nagu. Ma korra vaatan, kas mul on veel mingid ägedad märkmed või midagi on jäänud rääkimata. Ühesõnaga, jah, mida ma siia lõppu kirja panin? Nii magusainet, magusasendajad kui ka proteiinipulbrid on tööriistad. Need ei ole imerohi ega ka mürk ja et see tervis sõltub mustritest. Energiakulu, kaloraaž, kiutained, liikumine, uni, stress. Et jah, issand, kui targalt ma siin asju kirja ikka panin. Panin niimoodi kirja, ma loen teile lihtsalt ette, sest mulle nii meeldib see, et mis ma siin kirja panin. Et halvim asi, mis saab juhtuda, on see, et inimene, kes nagu kardab neid magusaine nii palju, et ta läheb siis tagasi selle juurde, et sööb ainult neid full suhkruga nagu tooteid, Samamoodi valgupulbri puhul, et kui inimene usub, et need valgupulbrid nii-öelda teevad teda nüüd tervislikuks ja heaks inimeseks, aga ta ignoreerib nagu ülejäänud seda nagu eluviisi, et tuleks ka nagu liikuda ja kõik see, et siis sellest nagu kasu ei ole, Ehk siis alati loeb see suur pilt, loeb see tasakaal, et ühesõnaga see on nagu oluline. Vot, ma ei tea, ma arvan, et ma sain enamus mõtteid siin ära rääkida. Ja tead, päriselt ka nagu mul oleks hästi põnev kuulata, et mida sina nagu arvad selle kohta. Kas sa tarbid neid tooteid, kas sa tunned, et see tekitab sul mingit puhitust või ma olen hästi palju kuulnud, et valgupulbrid tekitavad inimeste puhitust, see jällegi
ära siis tarbi neid, kui need ei tekita sulle head tunned, onju. Jällegi meie mikrobioomid on nii erinevad. Ühel tekitab puhitust valgupulber, teisel tekitab brokkoli nagu puhitust, onju. No mina sõin siin eelmisel nädalal ka seda kapsast, onju. No kurat, mul tekkis ka puhitus. Noh, kas kapsas on nüüd halb toiduaine? No ei ole, onju. Mõnele väga hästi sobib ja on väga okei, onju. Noh, mulle lihtsalt praegu ei sobi, aga see ei tee nagu automaatselt asja nagu halvaks, onju, see, et mulle ei sobi. Vot, aga aitab kah. Ma arvan, et te saite mu pointist nagu aru, mis ma sellega tahtsin edasi anda ja ma loodan, et sa said natuke nagu targemaks nendel teemadel, et sa said siit väärtust, et sa said siit enda nagu järeldusi teha ja jaga enda mõtteid ka minuga, et mis sa nagu arvad, ja mis on sinu kogemused olnud. Ja kui see oli kasulik, siis jällegi ole hea, jaga seda ühe sõbra, sõbrannaga, ema, isa, õe, venna, tädi, onuga, vanaemaga, et vanaisaga võid ka jagada. Et olen sulle hästi-hästi tänulik ja tõesti kogu see toetus, mis ma olen nagu saanud, et mul on praegu siin aasta alguses nagu tohutult suur nagu nii-öelda see sotsiaalmeedia kasv olnud ja ma never ever ei oleks seda uskunud ja see on lihtsalt nagu nii lahe, kui paljusid inimesi ma saan mõjutada või noh, nagu positiivselt mõjutada, mitte nagu mõjutada nagu halvas mõttes, onju. Ja tõesti ma olen nagu nii tänulik selle võimaluse eest, et see nagu noh, ma olen alati tahtnud olla see nagu maailma muutuja. Ja siis kui ma käisin raamatut müümas, kiire kõrvalepõige, et siis meil olid ka need values, mis me põhimõtteliselt iga koosoleku alguses käisime läbi. Ja ma ei mäleta enam, mis see terve lause oli, aga lõpp oli see, et change the world. Ja mul on nagu see, et ma tahan nagu see maailma parandaja olla ja ma teengi seda nagu läbi selle nagu, mida ma praegu teen ja ma olen nagu nii tänulik, et ma olen leidnud sellise töö, mis mul päriselt paneb nagu silmad niimoodi särama ja ma lihtsalt nii armastan seda, mida ma teen. Ja mul on jumala savi, et ma annan nii palju tasuta nagu mingit infot ja noh, kas või see podcast, mitte keegi. Saad aru, nagu ma vahepeal mõtlen ka nagu Laura, miks sa teed neid asju? Et keegi ei maksa sulle selle eest, et sa siin räägid nagu tund aega ja editit ja no, ega see podcasti tegemine, no see ei ole lihtne töö, ja see on ikka nagu, noh, see võtab korralikult aega, ja. Aga nagu mul on ülejäänud asjades nagu nii hästi, et ma tunnen, et ma tahan seda väärtust edasi anda ja ma tahan olla see nagu maailma parandaja. Nii et kui ma saan selle podcasti episoodiga sain su maailma natuke parandada, siis nagu minu eesmärk on täidetud ja ma olen happy. Nii et ühesõnaga, üliägedat päeva sulle veel või õhtut või millal iganes sa kuulad seda. Paneme samamoodi edasi ja täiega juba ootan järgmist episoodi. Ja aitäh sulle kuulamast. Tšau!